No siin on jälle hästi palju komponente, et võib-olla ma alustaksin nendest kahest parlamendiliikmest kõigepealt ja siis liiguks nendele küsimustele lähemale, et kui ma rääksin sellest usaldamisest, siis jah, ega pimesi usaldada ei tohi, et ma ei kutsugi sellele üles, et ärge kontrollige ja ainult usaldage, et ei, see kindlasti pole nii. Nüüd Ants Froschi kogemused luuremaailmast jäävad sinna 90ndate lõppu ja see mudel, millest ta räägib, on selline inglise mudel, ministeriaalne kontroll ja nii edasi. Vot meil seda nii-öelda enam isiku põhivabadusi piiravaid toiminguid on võimalik teha kohtu loal. Inglismaal ei ole selleks kohus. Seal on ministeriaalne kontroll, eks on ju. Seal ei ole topelt, eks on ju. Et kui teha ühte ja teist, siis tekib omakorda küsimus, et näiteks siseministreid vaheldus ju siin vahepeal iga 6 kuu kaupa, eks on ju, et kuidas sellised ministrid siis reaalselt suudaksid ennast asjadega kurssi viia ja otsustada ja me paneks, see tähendab täiesti teine lähenemine, mille vastu ma olen, et me paneksime tegelikult poliitikud surve alla otsustada mingite toimingute tegemist, et kujutame ette, et mingi erakonna liikme suhtes on vaja hakata teavet koguma, näiteks seal võib olla segu vastuluurest ja korruptsioonist. Miks peaks minister andma loa tegutsemiseks oma erakonna liikmete vastu, eks on ju. Et see on täiesti teine lähenemine, et ma ei tea, miks Ants Froschile selline teema meeldib ja ta on üldse väga kummalisi kirjutisi avaldanud peale seda, kui ta siin EKRE-ga liitus, nii et võib ainult arvata, miks ta nii on kirjutanud, nii et aga mis puudutab härra Kaljulaidi, siis see on hea näide sellisest populismist. Ma julgen seda siin välja öelda. See on selline sisutühi jutt, sest et ma ütleksin, mind ärritab isegi selline asi, ma ei olnud seda lugenud, eks on ju, mis tähendab, ega siis USA parlament ei suuda ära hoida mingisuguseid terrorirünnakuid, et kontrolli on vaja ja kui ta ütleb, et mingit sisulist kontrolli ei tehta, siis võib-olla ta ei saa aru, miks ta seal komisjonis siis on ju. Et see on selline populistlik jutt, et meil on ikka kontrolli veel vaja rohkem ja et Riigikogu järelevalvekomisjoni liikmel on 3 erandit, mida ta ei saa kaitsepolitseist küsida. Üks on see, et kui on käimasolevad operatsioonid, nende kohta ei saa küsida allikate kohta, kes mingit infot meile annab või kes midagi meie jaoks teeb. Ja 3. on siis väliskoostöö, see on see niinimetatud 3. osapoole seadus, kui teine riik annab meile mingit infot, annab selle teadmises, et me ei avalda, kus see info tuleb, eks on ju. See on 3 erandit. Ma ei tea, milles see probleem on, et kui inimene tööd teeb, et ju ta seda järelevalvet ikka teha saab, aga seda on jube hea minna avalikkusele nii-öelda ütlema, et oi, et näed, et siin ikka mingit järelevalvet ei tehta nii edasi, et kahetsusväärne, populist, ma ei oska ta kohta muud midagi öelda, et kui Kaljulaid peaks tundma, et ma seda kuidagi halvustan sellise väljendiga, siis vabandust, aga ma ei oska sellele muud diagnoosi panna. Kas te tahaksite iseloomustada Kaitsepolitseiameti sisekliimat kuidagi, et kas tegemist usaldava sisekliimaga, või näiteks asutuses hõljub endiselt Aleksei Dressini vaim, mis sunnib säilitama skepsist ja hoidma distantsi? Ja see on hea küsimus, ma tulen eelneva juurde tagasi, mul lihtsalt muidu jääb mulje, et jäi vastamata, et üks asi, millest võib-olla ei saada aru, aga mida ma olen ka proovinud seletada ja avalikkuses ka öelnud, on see, et ma ei väida, et me oleme seal paavstimad ja nii edasi, aga et just see järgmine küsimus seoses Aleksei Dresseniga ja need näited ju, et me oleme nii-öelda kapo on oma endiseid töötajaid kinni pannud piisavalt ja reeturid ja nii edasi. Et julgeolekuasutuse loogika on selles, et me oleme ise huvitatud, et meie töötajad ei astuks üle piiri ja ei paneks toime kuritegusid, et see arvamus, et on vaja tohutult järelevalvet teha, et muidu jumal teab, mis nad seal teevad ja nii edasi, eks on ju, et korrumpeerunud ja üle piiride minev ametnik on vastase luurele ideaalne sihtmärk, eks on ju.
et tegelikult nagu sellest loogikast ei saada aru, et me ei ole huvitatud mingisuguste asjade kinnimätsimisest ja nende lahendamata jätmisest ja nii edasi. Jah, võib olla nii, et mingisuguseid asju lahendatakse ära, et sealt ei tule kriminaalasjus, näiteks ei ole jõutud veel mingisuguse kuriteo toimepanemiseni, et on näiteks distsiplinaar mingisugune rikkumine, eks on ju, mille järeldus on see, et inimene käitub viisil, mis ei võimalda tal näiteks tööd jätkata, eks on ju. Nii et selle kontrolli teemaga et seda saab hästi nagu vastikult ja populistlikult nagu ära kasutada julgeolekuasutuste vastu, sest et julgeolekuasutused ise ei saa sellest väga palju rääkida, aga nüüd tulles selle teise küsimuse juurde tagasi, ma ei ütleks, et see Aleksei Dresseni vaim nüüd edasi õljub, et ei miks, et eks ta seal kuskil Venemaal raibe õljub, on ju. Aga ja ma seda emotsiooni näitan täiesti meelega, sest et ma ei arva sellisest inimesest hästi. Aga see käib meie töö juurde ja see on ka üks osa, mida uutele töötajatele alati selgitatakse, et see on selline lõputu võitlus, et meie tahame tuvastada reetureid, Vene luurajad tahavad meie sisse reetureid saada, eks on ju, et see on osa meie elust. Et sellest ei ole kuidagi võimalik lõpuni vabaneda, et kui sa täna pead reeturi kinni, ei tähenda, et sul ei ole enam teist reeturit või kolmandat või neljandat, eks. Et see on selline lõputu tegevus ja see on lihtsalt asi, millest tuleb endale aru saada ja muidugi see tekitab paranoiat, hõõrumisi, kõike sellist, mis käib selle elu juurde, aga see on jällegi see ei ole lõpuni lahendatav, aga see suuresti sõltub inimeste teadlikkusest ja teadmistest ja sellest töökultuurist ja keskkonnast. Aga see on muidugi keeruline, et lihtsalt võin tuua sellise näite, et kui kõigepealt oli meil üks kahetsusväärne juhtum ühe sellise korruptiivsele teele läinud Indrek Põdraga, siis tuli Dressen ja siis hiljem oli veel Veitman, eks on ju 2013 augustis ja siis ma mäletan, et ühe hea vana kolleegiga ma rääkisin kuidagi seal kohvipausi ajal ja ta nagu nukralt ütles, et varsti ei julge enam kaposse majja tulla, et pead nagu silmad peast ära häbenema, eks on ju, et ega inimesed võtavadki seda väga raskelt, eks on ju, ja selline emotsioon tekib, et loomulikult, eks on ju. Et ega sa ei saagi nagu positiivselt suhtuda inimesesse, kes reedab, on ju, oma kolleegid, on ju, on kümnete inimeste aastate pikkuse töö, on ju, õhku lasknud, aga eks sellest ka õpitakse, et eks me olime ise rumalad, on ju, et lasime sellel asjal nii kulgeda, eks on ju, ja võib-olla oleks pidanud varem tuvastama nii edasi, aga see eks ja kuidas ja võib olla, see ei maksa enam tagantjärgi midagi, on ju. Nii et eks see kliima on hästi spetsiifiline sellistes asutustes ja ka see on ilmselt üks põhjustest, miks mitmedki inimesed, kes tulevad võib-olla ideaalidega ja nii edasi ja mingil hetkel tunnenevad, et see keskkond ei ole nende jaoks, et ehkki sa usaldad, aga pidevalt sa pead ikkagi mitte usaldama, mõtlema, et miks keegi küsib midagi, miks ta midagi teeb ja nii edasi. Et selline kerge paranoia seal paratamatult, kui rahvakeeli öelda, hõljub, eks on ju. Aga jah, Dresseniks, et kindlasti nüüd seal on palju nooremaid inimesi, kes on tulnud peale tema kinnipidamist tööle, on ju, siit üle 10 aasta juba möödas, eks on ju, nii et kes pole Dressenit kuulnud ega näinud, et ei oska nemad sellest midagi arvata.